Tartu Ülikooli akadeemilisest naiskoorist arvan ma väga hästi. Arvan, see on üks maailma kõige paremaid naiskoore, võib-olla Bulgaarias on üks natuke parem. Tartu Ülikooli naiskoor on üks kaunemaid koore, vähemalt meie kodumaal. Kenad kaunitarid, kõlava häälega, armastan neid. Selles naiskooris laulab üle 40 naise. Nad on kõik erinevad, aga nad on kõik väga naiselikud. Siin on väga-väga erinevaid inimesi, aga üks asi, mis neid kõiki inimesi ühendab, on see, et meile väga meeldib see muusika, mida me siin teeme. Ja kõik armastavad muusikat ja laulda. Ja see meid ühendabki ja see meid koos hoiab ja see teeb meid omavahel nii suurteks sõpradeks. Ja see koor hiilib sulle ajapikku ligi, sa ei pane seda üldse tähelegi, kuni sa lõpuks oled sellest nii kõvasti kinni ja sa ei tahagi sellest lahti saada. Naiskoor on juba päris vana kollektiiv, et ta saab 70 nüüd järgmisel aastal. Ja kogu selle aja jooksul on naiskooriga kaasa tulnud hästi palju mitmeid erinevaid traditsioone ja kombeid, mis teevad selle koori veelgi armsamaks. Ja nagu kõik see riietusega kaasas käib, see riietus on selline eriline, et ta nõuab, et teised inimesed sind aitaksid. Ta nõuab seda, et koori liikmed üksteist rohkem tunnetaksid ja üksteist mõistaksid, aitaksid, enne kui sa isegi küsida jõuad. Et see ühine pagas, ühine ajalugu teeb meid kõiki omavahel veelgi lähedasemaks ja see on ainult tore. Enne esinemist on alati ikka natuke ootusärevust ka sees, sellist head ootusärevust just. Natuke paanikat, aga see aitab ainult asjale kaasa. Igaüks tegeleb sellega omal moel. Mõni istub rahulikult, mõni tantsib kaasa, kui keegi teine laulab, mõni laulab kaasa, mõni joob rahulikult nurgas teed. See on väga erinev, kuidas kõik sellega tegelevad, aga samas selline tore.